helistati mul. Jah. Kõndi ei saa kuidagi. Ei ole autot ka. Kas kaugel on teie koduke? Ei ole. Aga kas te olete siin kandis sündinud? Ei ole. Mina olen sündinud Setumaal. Vot. Kus kandis? Saatse. Saapas. Mina Saatse siiapoole Sestnika küla. Ja ma olin 9-aastane, kui ära toodi ja siiamaani ma olen siin. Aga miks ära toodi? Vanaema suures ära, kes hooldas. Ema oli siin, enne pidi oli need taluteenijad, talusteenija. Ja ma olen tulles taas siin. Koolis siin käinud? Jah, Suure Kammi kooli. Tartu see õigeusu kirikus käima ja siis elusõna, vot elusõna oli tubli. Tervendas inimesi. Mina siis papile helistasin, et niisuke asi, et ma tunneb ega jumal, et mitu ei ole üks ainuk. Peasi, et kirikust käib. Ei, siin on tore õpetajad. See kirik oli ära põlenud mitu korda. Seal on üleval kõik. Ja seal on tuu vana kiriku see alus, näed, seal on tumedad need. Seal oli vana kirik, see on juurde ehitatud kõik. Noori käib? Vähe. Ainult nüüd oli ju leeri lõpetasin. Mis aastal te esimest korda siia kirikusse tulite? Oi, jumal ei mäleta. Mina tuli siis, kui see kirik oli Varemetes. Ja siin Varemetes oli leeri lapsed. Siis ma oli 13-aastane. Tuli leeri lapsi. Ja mis aasta see võis olla? Ei mäleta. 44 see kirik hävitati venelaste poolt. Ja siis 89 alles, 1989 hakkas see, et võiks seda juba taastama hakata. Et mis ajal teie siia tulite kirikusse, siia Varemete juurde? Ei, mina tuli ilda siia. Siis, kui ma linnast ära tuli, siis hakkas siin käima. Ei ole meelel. Aga mis siin Varemetes veel toimus? Nad olid nii pikalt Varemetes. Kiriku kogu see. Ma mitte ei tea öelda, mis oli. Aga kus need leerilapsed siin seisid, kui nad olid Varemetes? Varemete vahel. Siin tagapool või eespool? Neid seda sole üldse. Jah. Aga kas te seda nägite, kuidas see uuesti üles ehitati? Ma oli siin. Ja. Need kõik tekivad siin ja Setumaal tuli ära, oli 9 aastane tollest aasta. Ema oli taluteenija, siis ma elasin seal tema juures ja seal käisin koolis ja mind toetati sõjaväekomissaarid, kutsus ema sinna ja anti tõend, et ma pean saama 3 korda süüa koolis ja riided. Mu isa oli sõjas kaduma. Ja nüüd ma olen tänu, Tallinna sotstöötaja kõik peavad must lõbu. Mul on meeldib. Aga kui see kirik nüüd korda sai, et kas te seda mäletate, kui siin esimene teenistus oli? Ei, ma ei olnudki siin siis. Aga kus kandis teie ema siis teenistalus? Siin Võru poole minna, Matsi talu.
seal oli teenija. Ja koolis käisite kus kohas? Suure-Kammja kool. Jah, Nüüd on kõik. seda vist ei ole enam. Ta olevat põlenu ka ära, ma ei ole käinud seal, ma ei tea, mis tüüpi. Ja oli seal. Kas siin orelit ka on või ei ole? Jah, on üleva. Kuidas see kõlab? Hästi, meil on tore orelimängija. Aleksander. Väga. Ja Andrus on väga tubli ja mina teda palus, et aitan ja ma aitan teda. Mul käis ju 1 aasta, 5 aastat järjest saksa pensionärid käisid siia. Miks nad käisid? Ekskursiooni tegid. Kas nad on kuidagi... Saksamaalt tuliva niimoodi grupijuht oli vene poiss, aga tal oli saksa keel selge ja tema siis juhendas neid pensionäre. Jah. Ja siis Otepäält tuliva need pensionäri bussi pealt maha ja võtsid jalgratta ja tuliva Kammja teha. Ja bussijuht tuli siia, pani toidulaua valmis, siis tuliva seeva ja siis grupijuht jutustas neile kirikut ja ja mina küsisin, et kus teil lõpppeatus on Leningradi. Ja kõik jalgratastega, pensionäri 80 ja 70 ja kõik need valad. Me oleme Kambjas ja siin sai alguse piibli eestikeelse tõlke järgi jumalateenistuse tegemine ja selleks oli juba parajasti trükitud ka Vastne Testament lõuna-eesti keeles ja aastaarv on ka Gooti kirjas selle suure tahvli all kirjastatud 686. Nii et siit selle raamatu põhjal Aabits muidugi ka, mille professeerimisel oli, algaski õppetöö ka siin Lõuna-Eestis, mitte ainult Padisel Põhja-Eestis, vaid ka siin algas õppetöö ja üheks huvitavamaks ja õpetajaks sai Ignats Jaak. Ta oli just parasti siit Pangude kandist pärit. Kuidas nüüd Virginius Andreas seda tõlkis? Kus oli? Läheme vaatame, kus see kirik oli, sest ta oli väiksem, ma kujutan ette. Jah, ta oli väiksem küll, aga uskumatult suureks ehitatud hiljem. Ja kahjuks muidugi maailmasõja ajal sai see kirik kannata, nii et seisid püsti ainult suured seinasambad. Et kurb oli tähistada sellesama Eesti Rahvakooli 300. aastapäeva kiriku varemete juures. Ja kõik need ausammad, mis praegu me siin kiriku ees näeme, said püsitatud just 300. aasta puhul eestikeelsele rahvakoolile. Aga õnneks, kuna meil oli väga asjalik majandusjuht Ivar Tedremaa, siis tema tolleaegse Nõukogude korra rahade alusel hakkas ka kirikut taastama. Nii et tänu temale on siis kirikul uuesti ka kõik katus peal ja nagu näete, väga ilusti kõik restaureeritud. Nüüd on siis aukohus siin üritusi teha ja meeldib alati ka noorele põlvkonnale kõike seda selgitada, sest haridus on ju teaduse alustala. Ilma selleta ei saa midagi areneda. Haridus. Millest nad siis talurahvale võisid rääkida? Ja mida on säilinud, et mida te olete ise mõelnud? See oli ikkagi maailma avastamine kirjasõna kaudu, sest me kõik ju teame, et olid Hansavee oli ja kõik kaubavahetus käis, aga talupoeg oli ju parisori. Tema õigusi rännata ei olnud, aga Rootsi aeg, Rootsis endas ju parisorjust polnudki üldsegi, aga siis tänu sellele Rootsi aeg võimaldas tõsta ka Eesti talupoja õigust
osaleda kõikidest üritustel. Nii et see oli ikka maailma avastamise aeg ja see kõik on ju meile ka hiljem kenasti näidanud, et see oli oluline ja me saavutasime isegi ju vabadussõja, aga ka esimese liiduvabariigina saime ka taasiseseisvaks 1991. See oli kõik hariduse vili. Kas see kantsel võis olla samas kohas või oli see kusagil mujal või mis te arvate? No tõenäoliselt, sest siin me ikkagi paljud asjad olid ikkagi olemas ka kirjasõnas veel, säilisid osaliselt arhiivides, nii et nende alusel sai seda teha. Aga kui me mõtleme seda, et Andrease isa oli juba nõos, kuigi oli sündinud, seal Pommerimaal, ja siis võiks öelda, et siin kujunes välja kohalik siis kirikuõpetajate juba 2-3 põlvkonda, selline nii-öelda kohalikkus. Mida tähendas kirikuõpetaja kohalikkus kultuurile? See ongi keeruline küsimus, sest me teame nüüd, et samal ajal ikkagi Hiie liikumine ka säilis ja meil on siin oli samal ajal nüüd selle kirikuajaloo, Eesti haridusajaloo tähistamisega, me tähistasime ka Eesti siite asupaika. Need on siin samuti Vassekuuse suunas on samuti olemas. Nii et selles mõttes on see eriti huvitav, et kirikuõpetajad, preestrid suutsid enda poole tõmmata seda Eesti rahvast talupoega, kes pidi tegema iga päev ja oma tavaliste toimetustega. Ainult pühapäev oli ju vaba, kus sai kirikusse tulla. Nii et selles mõttes olid nad head. Tegelikult nad olid enamasti ju enne seda sakslased. Aga nüüd tänu sellele kooliharidusele, Vana Testamenti eesti keeles, sai ka juba kasvatada rohkem Eesti noormehi ja pastoriteks samuti. Et see oli tohutu progress 17. sajandi lõpus. No kõik see kiriku juhendamine ikka käis Riia kaudu, eks ju, ordineeriti Riias ja siis vaadati seda Liivimaad, see oli siis Liivimaa servake või kuidas siis Kambja, kuigi Kambja omal ajal paistis suurena, ristteed ja kõik läksid siit läbi. Jah, see ongi huvitav, et teatud eelis sellest nähtavasti oli, sellepärast, et väga oluline oli ka Tatra piirkond, sest see oli nagu piiriks kogu selle tegevusele, nii kaubanduslikule kui ka põllumajanduslikule. Ja siit siis see oli nagu omaette aktiivsuse koht siinsamas Kambjas. Tänu sellele, et see nagu piiris, meie piir on siin ja me tegutseme, meil on õigus ja nii said need asjad siin paika. Ja muidugi ongi huvitav, et Suure Kambjas üle tee on ka isegi veel, nagu varem mainisime, et olid ju teised usundid. Isegi üks väiksem usundi majaken oli seal ka veel, selle mõisa vastasküljel, vennaste kogudus. Nii et see oli ka tegutses omal ajal torrasti ja see on ka selles mõttes hea mälestus selle kohta, sest vennaste koguduse oluliseks tegevussuunaks oli kirjaoskuse õpetamine kõikidele talupoegadele. Ja selles mõttes oli tuvi, ta arendas samuti, aitas piiblit lugeda ja edasi. Aga nüüd vennaste koguduse liikumine oli vahepeal aktiivne ka siin ja sai pandud isegi majale plakat, tahvel, et siin oli ajalooline algus, aga omanikud selle on kõrvaldanud. Põhjasõjale mõeldes, et kuidas siis ikkagi Rootsi põhjasõda, Saksa päritolu siin kasvanud inimene ja siis süüdistatakse teda siis reetmises puhtalt kirjavahetuse pärast? Või seda ma kahjuks pole uurinud, seda peaks Lembit Andreesen või Pirjamäe, kes seda, kellega tegelesid. Mina saingi inspiratsiooni just nende teostest, sest see oli samuti omal ajal väga oluline. Ja kui haridusminister
Gretškina kuulis, et me tahame siin 300 aastapäeva tähistada, siis ta oli väga solvunud, et miks te siin Rootsi aega ülistate. Ta oli väga solvunud. Nii, aga 1986. 1987. Jah, see oli just selle, kui me siin püstitasime Rahvakooli selle memoriaali siia kõrvale kohe. Ta oli siis väga solvunud ja ei tulnud kohale. Kuigi me kutsusime ja nii edasi, kõik tegi meelde ära. Nii et Rootsi aeg oli mõnes mõttes Eesti rahvale oluline, aga riigivõimudele, Moskva suunalisele muidugi ei olnud. Ma mäletan, kui ma tegin Eesti Raadios teiega saate Talurahva koolist 1987, siis tsensuur keelas selle viimasel päeval hommikul ära ja see ei läinud eetrist ja muusika oli selles. No näe, siis on teil samuti olulised mälestused kogu selle ajaloo kohta. Aga mis nüüd selle ajaga võrreldes nüüd siis muutunud on? Sovjeti ajal keelati ära sellest rääkimine, aga praegu kas on huvi piisavalt selle vastu või kuidas seda tekitada? No praegu on elu läinud ikka internetipõhiseks, nii et kogu elu on nähtav ja lugetav üle terve maailma. Ja selle tõttu kahjuks kaob kohaliku elu vastu huvi, väheneb vähemalt. Nii et selles mõttes on kooli roll sellises tegevuses väga oluline. Meiegi juba 90 ja edasi tegime ka nii, et uuriv õppetöö oli ülioluline. Et püüdsime seda igati tugevdada, mitte ainult siin koha peal, vaid ka mujal ja sai tasutud isegi vastavad medalid, mida sai õpilastele siis konverentsidel iga-aastastel annetada. Forseliuse seltsi asutamine oli suursugune? No see oli jah, esialgu me kuulutasime välja 300-aastaste koolide liikumise, sest need koolid, mis 1686-87 alustasid, 11 kooli kokku, olid nii-öelda alustalaks, et luua Forseliuse selts. Ja see oli siis tookord ju väga oluline, aga kahjuks on nii väikse ajaga, nagu see on ikka 30 aastat, 35, see on ikka pöörane mõelda, et huvi enam puudub. Kuidas Forseliuse seltsiga praegu läheb? Seda ei tohi küllast ära kaduda. See ongi praegu nii, et sai 2014 valitud uus juhatus. Esimeheks sai Paide kooli mees. Aga sellest ajast iga aastat kuni koroonakriisini asi, see tegevus kuidagi nagu vähenes ja nüüd on siis nullistunud. Koorilaulu loomine, kujutame ette, see on siin samasel kirikus, on ju siin see 4-häälne laul Eestis esimest korda kõlanud. Jah, see oli jah, nii et Venese kogudus aitas seda teha ka tol ajal juba. Sellepärast see juubelimedal saigi ka vormistatud ja see oli omaette ka sündmus. Ja on olemas ka Suure Kambes vastav väike memoriaalikene seal ka, see püstitatud. Ja. Nii, kuidas Vaata, kui hästi ikka tehakse kõike taas nagu vanastigi, see on ikka fantastika vaadata, imestad, et on tahet ja on ka, pidanud sellisi võimalusi. Natuke tööd, et taastada see kivi ajada, sest see oli ka jällegi käsitöö. Ja pärast muidugi need vastav firma pani kõik need plaadid peale need üleval. Nii et praegu on siis eriti tore vaadata, kõik on korras, sellised vanad kiviaiad on. Te tegite tubli tööd siin. Ja, aga see on ikka tore, sest see on ajalugu samuti. Kas te olete varem ka kokku saanud? Ei, ma olen kogu aeg siin. Jah, aga me ei ole Hulga aega koos. Jah. Elu muutub, eks ole? Jah. Mis parata?
on ikkagi seotud just selle, ikka nagu ma ütlesin, vennaste kogudusega seotud ju vennast, et üldse koorilaul areneks nii kaugele, nagu ta arenes. Jah, mul on siin raamatuski, ma olin segakooli laulja. Soo, jah. Ja Kaduna aiaja. No jah. Ma olin hulka-aastaid. Jah. Tore jah, sest luterlik kirik on ikka meil oluline olnud kogu aeg. Mina muidu käisin linna, aga ma ei saa linna all käia vala inimesi. No jah. Ja tuli siia. Siis oli Krista Lohamets siin. Ja. No, mina tuli siia. Tema oli väga aktiivne. Tubli oli. Jah. Ei, Andrus on ka väga tubli. Jah. Kui midagi on, helistad ja nüüd ka helistad mulle, et sa tahad tulla. Võti on. No tore. Ma olen kiriku peremis. Jaa, seda muidugi. Väga vahva. Õppetöö, uuriv õppetöö ja nii edasi. See oli väga oluline. Siis selle nimetuse asjad pakud, et oleks Eesti haridusinnovaatika keskus. Haridusinnovaatika. Ja kõik oli tore, jah, aga rahastust ei tulnud ja nüüd ootab oma saatust edasi. Sest praegu, ega see on aktuaalne ju praegu ka, igal juhul. Uutel tingimustel edasi haridusinnovaatika ja balanseks. Nad pidi hakkama remonti tegema kõik. Ja ma tean, kas selle koolimaa juures on see täis veel alles või mälestuskivi? Jah. On ikka alles veel, jah. Siis on tore. Aitäh! Need samma kogu. See on jah vana jagu. Jah. Alles augustikuus 44 hävis pühapäev, nii hilja. See oli ju praktiliselt tuli ju läänes juba see sõjategevus, aga meil siis. Et need fotod on Kambias. No siin on jah üks fotodest, sest mul hea meeldib tuletada, et 13 aasta kooli liikumise puhul võtsime ühendust ka Arnold Rüütliga. Ja nagu mainisin, Elsa Gretškina oli vastu Rootsi aja tähistamisele, aga Arnold Rüütel oli nõus Forselius seltsi asutamisel osalema ja me valisime tema Forselius seltsi esimeseks esimeheks. See oli praktiliselt muidugi auamet, aga ta kogu aeg osales igal aastal seltsi üritustel. Aga mis nendest 11 koolist ikkagi sai, miks nad praegu koos ei käi? Sest see on ju nii loogiline. Et... Jah, no ma olen... Aga kas te ise selle seltsi liige ikka olete või? Ma olen vahel suhelnud ikka Padisega alustanud ja teinud ettepanekut, et kutsuge teie pärast selle pandeemia suuremaid protsesse üritus kokku, aga ei ole tehtud. Nii et, aga nüüd on viimane aeg. No kas viimane aeg või siis nagu ma... Et ei katkeks, sest hästi tähtis on, et nii uhked asjad ei saaks kultuuris katkeda. No jah, et võib-olla nüüd ongi, et see tuleb need kõik üle anda arhiividele ja muuseumidele. Aga seal ei toimu tegevust, üks on asi, aga kuidas me seda tegevust elustame? No võib-olla tõesti, et annaks kuidagi uuesti alustada taas seda protsessi haridusuuendus, haridusinnovaatika ja see ei aegu ju kunagi. Nii et selles mõttes on igal pool neid, Tartul siin samas lähedal ülikooli initsiatiiv ja kõik saab ju rakendada, kas Tartus või siin. Need vahemad on ju väga väikesed. Et ehk annab püüame uuesti teha, nii et võtame energia kokku ja üritame taas. Millal jälle lahti teete ukse? Pühapäeval. 1990, et see sai tehtud. Nii et Vendel Danilo skulptor oli selles mõttes
väga hea abimees, sest nagu sai tema peale pöördutud, siis tal kohe ütles, et mul on olemas selle kooli ajaloo tähistamiseks vastav kivi, mis on samuti pärit Skandinaaviast, aga tagapool on samuti tekst, nii et see sai valmis õigel ajal. jah, Ignatsiak oli ju ikkagi just siit pärit, sellepärast on just temale omakorda pühitud siia tekst ABD, nagu see on koodi kirjas, ja 1670 kuni 1741, see oli oletatav. Nii et tal õnnestus Põhja-sõda kenasti üle elada. Vaat siin on tegelikult ka kalmistu, et siin on Adriani ja teiste hauad ja Suure-Kambja rahvas, sest Suure-Kambja mõisnik on ikka tõesti selle hernuutluse vedaja, et ta sai Valmieras, Volmeris innustust. Jah, seda küll, see aeg on. No see sai ka taastatud ka need monumendid, need olid nii halvas seisus, et selle suure tähtpäeva puhul me korrastasime ka kalmud. Mul on au taas olla Vabadussamba juures, sest kooli ajaloo sündmuste taustal sai palju vabamaad rääkida ja hakati ka meie riiklikule iseseisvusele mõtlema. Ja siis oligi aktiivne tulemus see, et kui me mõtlesime, et Vabadussambaid taastatakse ja õnnestus vestluste põhjal kindlalt teha, et see Nõukogude on lammutatud, aga skulptuur ise on alles. Hoiti alles salaja ja me leidsime see ülesse ja toodi omaniku skulptuuri juurest see skulptuur taas siia üles. Skulptuur sama, aga oli hoitud alles salaja. Aga mis aastal te taastasite? No 1986-7 umbes nii see oli ka. Ja kõikide nende hukkunute nimed on siin taga. Ega see plaat oli ka alles ju. See plaat oli ka alles. Kõik see, ikka siia kogu rahva talupojad ise siis tõid Vabaduse mälestuseks oma maadelt need maakivid, mis on väga huvitavad, ilusad. Ikka ka Skandinaavia päritolu. Ja need olid, see oli laiali aetud traktoriga. Nii et meil oli ka õpilastega, oli tore, huvitav neid kokku tassida. Muidugi põhitöö tegid töömehed, aga meil küll huvitav neid labidaga üles kaevata. Ja siin surnuaial on nüüd siis ka Virginiused maetud ja teised. Seda küll. Kas nende mälestuseks ka midagi toimub? Ei ole rohkem kuulnud, ei ole ma ise korranud, ega ma ei ole kuulnud, et keegi oleks seda teinud. Me leidsime need kalmukohad ülesse ja korrastasime. Huvitav, et jah, on pandud küll, isegi Kuperjanovite perekond on, see on seal taga otsas. Aga Virginiusi ei olegi märgitud. Mul on väga kahju. Tuleb neile meelde tuletada, et see on ka oluline. Et kuskil siin vasakul ta oli, aga kahju küll, et ei käi enam nii tihti vajalikes kohtades. Nii et ma olen teile tänulik, et nüüd virgutasite mind rohkem ajaloole mõtlema ja mälule ka. Mälu tahab ju kauendamist kogu aeg. No isegi need uhked kalmu majad siin. Siin on juba näed, kui kõrgele läheb ja ikka kõrgele ehitada ka selline kivimüür kalmist ümber. See on ju omaette juba saavutus. Jõudu! Kohaliku mehe olete vai?
Kuivõrd niivõrd. Virginiust see kalmud on siin. Või me ei ole kalmistu kahjus ju. Me siin teeme remonti üle. Kahju, ma ei tule. Siin on tegelikult on see Sõmme vahtlaks ära, ta oli siin. Ei teab küll peastnikku veel asju. Ja muidugi. Aga telefon on, helistame talle. Hallo, külalised Kambja kalmistul. Aga väga oluliste meeste Andrian ja Virginiuse kalmud on siin kuskil, aga ei tule mulle enam meelde. Kus kohal? Ai. Kurb, need sai taastud omavahel 1990 kuskil niimoodi selles kandis. Nemad on nende lõunasti keele tõlkimisega seotud isikud. Kahjuks ei ole, seal on palju muud, aga need on ju olulisemad. Ja, no ma algatan kohe suure uurimistegevuse. No me praegu oleme töömehed siin tegutsevad, aga jah, nemad ammugi ei tea ju. Aga parandame ära ja siis parandame ka selle sendi tähise, et oleks ikka Virginiused ka austatud. No ülevalt ei ole mõtet otsida. Ei, see on siin kuskil on. Kalmistuvahi number on muidu seal plakati peal, saate ka ise helistada. On mingid mustad materjalid üle vaadata ja siis ma ei tea, annan sulle teada. Et kui võib olla selline mingi, eks ole. Kas te olete tuttavad? No, me ühe küla mehed ju. Jah. Ahaa. Ühe küla mehed. No jah, see Valdegu küla, jah. Tahtsin küsida, Tõrvandi Parkmetsa alune, see rada on seal kohutav, et miks Nad hakkavad seda hakehunnikud on veel vedamata, aga... Nad seisavad kevadest saadik seal. Jah. Seal on õudne pori ja seal käib nii palju rahvast. Ma just mõtlesin, üks päev ma pean su üles otsima ja küsima, et... Kuule, lähme edasi, see on teine teema. Millal me saame seda tähistada, et Virginiusele tuleb ilus ausammas või vähemalt puhastatud? Ma ei tea, seda pead kuskilt kõrgemalt küsima. Ei, kõik algab kohalikust, pole kõrgemat vaja otsida. Miks te lähete suurest, see on ju ainult surnutele, kas teile vanaema ei öelnud, et ei tohi minna? väiksest mina. Ei mina ei suur. Ma tulin väiksest. See on nagu... on küll lüüa. Innovaatika keskus, millest nüüd kirikus rääkisime, et teie kujutluses võiks see maja nüüd tulla kasutusse. See võiks tulla kasutusse, sest ta on ju vaba, tühi ja ruumikülad. See siin selle külje peal ongi koridor ja klassiruumid on kõik teisele poole. Nii et valgus tuli, see kevad valgus tuli kohe klassitubbadesse, kenasti sealt ülevalt poolt. Aga kus siis teie õpetaja või direktori töökabineti aken on? No teisele poole. Aga need aknad siin praegu, see ja see. Need olid õpetajate tuba aknad. See oligi kogu õpetajate tuba, jah? Paremini oli õpetajate tuba. Mis siin kirikuga on? Kas teie olete kohalik inimene? Jaa, mina elan siin kohe. Oi, kirikus on puuriit. Jah. No aga kui uks on katki, siis peab olema midagi ikka ees. Nad nii on lood. Aga kas kunagi see kirik korda ka tehakse? Oi, see on nii ära lagunud. Siin on välimine vooder on siin põhja pool küljes, lõuna pool küljes on küll veel maakivid ka sees, aga siit poolt on kõik ära varisanud sisse ja ei ole siin enam midagi. Aga võib-olla kunagi? No kust tu raha tuleb, kellel tu raha on? Siin ei ole kogudustki enam. Kõik on Manala teel, kes siin olid. Koguduse liikmed. Nüüd on kõik läinud. Kas teie olete olnud siin koguduse liige? Ei ole, mina olen luterlane, mina ei ole õigeusklik.
aga siin vanasti vist oli otse kirikutee siit mäest alla, et siis oli niimoodi, et sai surnuaiale otse siit kirikust. jah, ega see tee on mul, siit ei olnudki teed üldse, sealt küll oli tee, aga see on mul omal tehtud, kui ma siia kolisin 50 aastat tagasi. Aga siis oli kirik veel paremas seisus või? Ei olnud. Ja, mis teha? Head päeva! Siin oli siis vana tee otse kirikus ja sealt siis nüüd läheb uus tee. Vana tee ette on ehitatud mingi transpordibaas. Aga laulame kõik koos ja traditsiooniks saanud pillimeestele ja kellele lõtsamuusika meeldib, ükskõik milline muusika meeldib, et nendele see lugu on võetud pillimeeste hümn. Mõnusam söömis kõige, aitäh! Te olete täna Maaritsas. Ja Mis teid siia tõi? Siia tõi suur huvi Lõõtspilli muusika vastu, sellepärast et Lõõtspill oli ju selline pill, mis oli üldse üks esimesi pillirühmi, mida inimesed õppisid mängima. Esimene oli parmupill. Mängiti nüüd, et parm pandi suhu, siis sai suulae kõrgust muutes teha erineva kõrgusega helisid ja siis endas parm välja. Ja Lõõtspill oli järgmine aasta sellest kohe ja siin on pilt ka. Karl Kikas tegi esimese Lõõtspilli, ta ei tahtnud üldse teha Lõõtspilli, aga ta tahtis lihtsalt midagi teha, tal oli asju üle jäänud, natukene siis tobuse nahka ja puupilpaid ja siis ta lopsis igavesest midagi kokku. Ja tuligi Lõõtspill ja praegu on sellise pillimängijaid Eestis sadu tuhandeid. Paljud mängivad peas, enda peas Lõõtspilli. Aga siin täna oli lava peal näha tõesti noori inimesi, väga palju selliseid juba eakaid. Nii et mina arvan küll, et aastakümne pärast umbes oskab Lõõtspilli Eestis mängida iga inimene. Ainult siis on see häda, kui kõik mängivad, kes siis kuulab. Nii et minu üleskutse on, mõned inimesed järgi õppige pilli, sellepärast, et muidu ei ole siin saalis kedagi. Vaata, siin võib, see tasakaal peab ikkagi olema. Ja kõige selle meeleolu pärast ma siia Maaritsasse tuligi. Tore koht, eks? Ja
ma nüüd peale kultuuri ma muidugi ei tea midagi. Tasub üle tee vaadata, kuidas kiriku ette on puuridad pandud ja vana kirikutee on veel, ütleme, autobaas kinni pandud ja sõnaga sovjeti ajal pole siin veel lõppenud, aga lootust on. Selge, ma saan aru, et kirikut kasutatakse puukuurina. Noh, küll see muutub. Puud saavad ükskord otsa ja inimene hakkab siis mõtlema igavikulisemate asjade peale. Aga Kambjas ja siis ka Kanepis ka olete käinud? Jaa, Kambjas oleme elanud ise mitu aastat. Ma käisin Kambjas isegi eelkoolis ja siis ma alles läksin kaugele Tartusse elama, aga vanemad tulid õnneks kaasa ja siis lapsepõlv oli vist elus, aga Kambjas jah, mina elasin seal mäe peal oli 2 5-korruselist maja, toona oli 2, nüüd on tohutu hunnik neid sinna tehtud. No paar tükki, aga kas te näiteks Andreas Virginiuse haua olete üles leidnud surnuaialt ja Adrian Virginiuse? Oleks võinud otsida, siis äkki oleks leidnud, aga praegu ei ole leidnud. Ega ei leidnud. Tähistamata, sellepärast ei leidnudki. Ja ometi on ta Vasse testamendi tõlkinud eesti keelt ja imeasja teinud siin. Ega Eesti rahva kultuurilugu on niivõrd rikkalik ja niivõrd paks on see kiht, et ega siin selle tundma õppimisega läheb ikkagi aega veel aastasadu, et lõplikult kõik teada saada. Häda on selles, et järjest tehakse uut kultuuri peale kogu aeg. Ja sellest läbikaevamine võtab nii palju aega, et päris esimeste kihtideni teinekord ei jõuagi. Aga võib-olla on kasvatuses või õppis kooli õpetuses mingi probleem, et võib-olla on kodulugu ära kadunud? No sealt on koolist on ju palju asju ära kadunud. Ja ka varsti kaob kohustuslik kirjandus ja varsti kaob ka üldse kõik asjad, mis on kohustuslikud vanasti olid. Ei oska ütelda, millest kõigest inimesed ilma jäävad. Seda on niivõrd palju, et kui koolist teil enam kodulugu ei olnud, siis te olete täiskasvanud inimesed nüüd. Õppige ise nüüd omal käel kodulugu, kui koolis enam ei ole võimalik. Ja kui järjest kaob asju ära nagu kohustuslik kirjandus, siis teie olge kavalad, lugege salaja seda. Siis on võimalik ikkagi jääda haritud inimeseks ka vaatamata haridussüsteemile. Meil on vallas 8 raamatukogu. Nendest 2 on poole kohaga töötavad ja 2 on raamatukogu külakeskust ja 4 on siis päris raamatukogu. Aga teil on siin praegu siis päris raamatukogu? Mina olen päris raamatukogu, Valgjärve on päris raamatukogu, Krootuse on päris raamatukogu ja Kanepi on päris raamatukogu. No omal ajal olid ka see Eraspere ja Põlgaste, aga oli üks kultuurinõunik siin ja mina ei tea, mis ta siin ülemisel korrusel oli. No Eraspere veel, see on väike kogukond, see on tubli kogukond, jah, seal on see, aga Põlgastele liita raamatukogule kultuuritöö otsa, ja see keeras asjad natukene ära. Ja noh, Maaritsa ja Karilatsi on siis poole kohaga raamatukogud. Et niimoodi, et minu jah ja koduvahe on 8 kilomeetrit minu õue peal tööõue peale. Ja mina olen nüüd, mis ma siis olen, 44 aastat siin elanud, siin kandis. Ma olen sisse tulnud. Et ema poolt olen ma Virukas ja isa poolt olen ma Mulk. Noh, siin oli kunagi koloosi lõppkoolis, teiselt poolt olid lasteaed valmis ja siin selle koha peal oli tühi suur auk siia pidi, see oli lavaauk, sest siia pidi tulema 400 kohaga pöördlavaga kultuurikeskus siia ossa. Ja see oli nagu hirmutis, inimesed ütlesid kõik, et Tondiloss, Tartu-Võru maantee ääres, Tondiloss. Ja siis seda maja müüdi maha, vald müüs, siis tuli meile noor kena vallavanem. Mõtles, siis ostis selle maja tagasi, sest siin polnud vahepeal midagi tehtud. Siis ostis tagasi selle maja, nii palju kui siin siis oli. Ja siis hakati siin tegema. 10 aastat tagasi, 2012, 1. juuni oli kõik ära pandud, aga koolimajas ma olin varem peaaegu 13 aastat ja sealt tuli inimketiga sari Eesti mõttelugu.
inimeste ketist tuli läbi lasteaia, siin lasteaialapsed olid ka kõik rivis. Selle raamatu valmis Sõõr Nööbi, kuhu tõttad sa, selle esitlus oli siin, esmaesitlus oli siin saalis. Nii et meil on jah, siuksi toredaid sündmusi päriselt rääkida ikka, mis on suured asjad siin majas olnud. Valdo Pandi mälestuspäevad on meil iga 5 aasta tagant koos Rahvusringhäälingu rahvaga. Nüüd jaanuaris saab 10 aastat tagasi, kui oli 85 ja kui me kivi panime, siis meil oli ikka väga võimas, see oli konverents meil. Ja siis me olime väga tänulikud, et need Tallinna inimesed muidugi tulid siia ja siis tegime ikka väikesed kinkitused ka ja ikka kõik käisid, oi kallistame ka. Raamatukogus töötavad kiiksuga inimesed. Selles mõttes kiiksuga, nad tulevad öösel ka välja, annavad selle raamatu ära, kui vaja on. Või puhkepäeval või nuputavad välja, kuidas raamat jõuab inimeseni, kui igasuguseid olukordi tuleb. Aga jah, mis elu käib. Tahad natukene tööd teha või? Tere, Aivo, peremees. Peremees? Vaat kui tore. Ma tean, et Jaanis Valk tuleb täna siia oma teatriga. Tuleb. Muidugi, seda lava ma olen näinud piltidel. See on suve oma, jah. Nii. Ründis lihtsalt selles mõttes, et meil oli tollel ajal, enam 10 aastat tagasi juba Kanepi harrastusteater ja siis me, muidugi tookord me tegime, Vartepalut tegime, siis me tegime siin teatrilaagrit suvel. Siin keegi ei elanud, siin ongi meie suveetendus see aasta olnud. Tõe õigus. Et on siis armastus ja sunnitöö, tähendab selles mõttes tõe õiguse baasil. Ja. Aga täna õhtul, mis tuleb? Täna õhtul kohe vaatab, mis tuleb. Kas nad on kohal juba või? Ei, nad ei ole. Nad lubasid 3 tulla, aga... Täna on mägede juurdus kuninganna on täna. Kui uhke. Et teil on ju oma ka stuudio. Vaid ka jääda. Aga mis siin vanasti oli? Vanasti oli laut. Siin oli kulhoosi laut oli, see oli kõige tavalisem laut. Jah, see on mul vana talulaut, nagu ongi olnud Eesti ajal juba laudama. Ja terve kulhoosi aja oli siin kulhoosi laut. Kus te ise elasite lapsepõlves? Ikka siin, see on mul lapsepõlve kodus, see on mul vanaisa talu juba, tähendab, see on juba esimese vabariigi, tähendab isegi tsaari ajal on see veel ostetud, mitte Eesti Vabariigi ajal, 13 vist, 1313, jah, 13 ikka oli. Kui te siin olete niisuguse asja käima löönud, mis siin selle tulevik võiks olla? Ei mõtle, nii kahukele me muudkui, siin me ehitame, see kohvik tuleb siia selles mõttes, et siin need asjad siin arenevad tasapisi, et see peaks nagu tulema oma kohvik, meil on kohvik on sees, aga siis saab välja ära kolida, saab jälle teatrile rohkem ruumi. Kas hiilime korra sisse ka? Ei, ikka hiilime, seal on Ingrid, räägib edasi meil siin. Ingrid! Räägi sina edasi, juba rääkida. Kui te tahate filmida, siis te võite mingisuguse hetke pärast tulla, sest mul on seal taga just praegu tolmuimejaga üks asi. Aitäh! Miks? Väga ilus on ju ja suur saal. Juba uue aja asjad, jah. Ajalooline vana ja toon ka ehitusel oli tegelikult esimene seltsimaja oli see jagu, mis sinna lava taha ja lava kohale jääb. Jah, et tegelikult Eestis seltsidel majad olid juba olemas. Oli Võrus Kannel oli olemas ja Vanemuine oli Tartu. Spetsiaalselt seltsi tegevuseks
eriti maapiirkonnas, siis ehitas Kanepi Lauluselts selle maja esimesena ja sellest hakatakse siis Eesti rahvamajade lugu lugema. Et meil on ja selline austusväärne võimalus siin seda maja siis hoida ja edasi arendada. See on siis koopia originaali järgi tehtud, mis asub muuseumis originaal ja mõned aastad tagasi juba siis meie poolt taastatud. Ja siin on siis peal on Kanepi Lauluselts ja aastaarvud 1819, mis tähistab siis pärisorjuse kaotamist Liivimaal ja siin all on siis esimese laulupeo aasta 1869, kus meie mehed käisid selle sama lipuga, meie meeslauljad ja need lipuvärvid siin, punane, valge, roheline on siis Liivimaa värvid, sest sellel ajal oli ju Liivimaa koosseisus see seltskond siin. Me ise nüüd arvame, et tõenäoliselt see punane peaks olema sama, mis ta, see äärepunane peaks ilmselt olema sama, mis ta siin kõige tumedamas kohas on, aga fotode järgi ja mingite selliste taastamisaegsetega sai ta praegu selline. Ja saime uued fotod ikkagi, et see on... Nad ise pildistasid, meie puutuda ei saanud seda. Juurde ei lastud, jah. Et ma olin ka nõus minema kohe Tallinnasse ja seda pildistama, aga ei lastud ligi. Et saime lihtsalt fotod ja täpsed mõõdud, mis see lipp siis on. Kuna tol korral oli niimoodi, et mõisnikele anti nagu soovitus, mitte lausa käsk, aga soovitus varustada siis oma laulukoorid lippudega, sest lipul oli sellel ajal väga suur tähendus ja see uhkus ja au selle lipu läbi, et lippudel olid ju väga auväärsed kohad ja siis tõepoolest Kooraste mõisapreili selle maalis. Ja on olemas ka selline legend, et meie kuulus ja kallis August Veitsenberg sel ajal siinkandis külas oli käinud ja külastanud ka Kooraste mõisapreilit ja arvatakse, et võib-olla on ka tema soovitusi selle lipu tegemisel kasutatud. Te oletegi siin ju Veitsenbergi tänaval, kuigi kaugel ei ole ka Ritsike kõrtsi koht. Et mis tähendus Veitsenbergil Kanepile on? No siin samas maja ees on ka ausammas Veitsenbergile ja see tähendus on muidugi nende inimeste jaoks, kes nii-öelda on asja sees, on määratult suur. Samas pean ma ütlema, et kohalikul tasandil olen mina ikka veel aeg-ajalt see, kes mõnele kohalikule memmele, kes on siin sünnist saadik kõik oma elupäevad veetnud, tuleb küsib, et oota, kes tu Veitsenberg oll? Mille sul Tando ausammast sais, et kes ta oll ta Veitsenberg? Ja siis ma talle räägin ja siis ta, soovita kalmistul käia. Ta oli poisike, kui ta läks Eraspere mõisasse. Mõisa läks jah, puutöö nagu selleks hakkas. Puutöö karbikesi, käsitöö neid karbikesi ja selliseid esialgu tegema ja. Öeldakse küll, et mõisnikud olid rõhujad ja kõik, aga peab siiski ütlema, et selle aasta tänu nendele võib-olla see rahvas rohkem. Meie mõisnikud ja kirikõpetajad eriti nagu selles mõttes nagu toredad, et nad siin hakkasid ise seda haridust kohalikule ka andma ja võimaldasid, et seetõttu siin võib-olla ka need sellised vaimuhällid, et esimene kihelkonnakool, esimene seltsimaja, seltsitegevused, et eks need kõik on ju tänu esimene ajaleht, Tartu Maarahva nädalaleht, kõik on ikkagi siit 1806. Meile nüüd elama tulnud niisugune tubli lavastaja teatrimees Tarmo Tagamets on saanud minu käest päris palju siis Veitsenbergi materjale ja on hästi vahva üks kirjatükk on Väikesed vaatlused kodumaa väljadelt. Need on, kes need läbi loeb, sellele need jäävad hinge. Mina tuli siia 83. aastal, et siis esimene näitemäng, mis nagu tegime, oli tükk Sulane Poolast. Või oli Sulane Poolast vist oli, jah. Ja Hele Türna seda lavastas ja seda mängisime 2-3 korda ja siis vist jäi see ära Koorastes ja siin Kanepis. Aga siis läks tükk aega mööda, aastaid mööda, siis
oli Ülle Sillamäe tuli siia, oli seltsimaja juhataja ja siis oligi esimene lavastus oli Maaharimine ja südamehardus Veitsenbergi tükk. Ja see oli siis koos Kanepi segakooriga. Ja peale seda tekkiski nagu Kanepi harrastusteatri tuumik sinna nagu selle näitemängu järgi. Aga siis üks suvi olime ühe näitleja kodus ja siis seal suvel lihtsalt tegime niisugust suvepäevatva laagri ja siis oli Aivo Kikermann küsis, et äkki on kellel midagi, et ta ei mõista, mis sinna tetä selle taluga, talle on talu jäänyt, aga et mida huvitavalt tetä. Ja siis üks välgatus tuli, et teeme siis teatritalu. Ja peale seda sellest Kanepi harrastusteater jäi nagu seltsimaja juurde, aga alles jälle sai siis teatritalud ette. 2014 oli esimene lavastus oli seal, oli Asenaine. Jah, Asenaine, jah, õige. Koostööd me tegime ju ka siis, vaata, kui meil oli selle jõumees Saul Hallapi juubeliaastal tegime etenduse Köstrimaja hoovi peal ja siis oli ka Allesaja teatritalu, oli pundis meil seal ja tegime, et on ka teisi selliseid sündmuseid olnud, kus kaasame. Kas sinul on murdekeelt ka, kõnilid? No ma kõnele, aga ega päiv ei kõnele, nii et tugiil on säntene mitte päris kõige parem. Aga kus sinu kodukant on? No minu kodukant on Mõkko Kanepi. Et Kanepihe olen sündynyt ja siin ka üles kasunu ja siiakka jäänud. Ja olen praegust ettevõtja. Nii et tüüti üle Eesti, aga magamiskotus on Kanepin. Ja kui sageli siia majja on tulek? No kui vähegi aigu on, siis ega nädal ütskõrd on siis kooriproov ja siis pilliproov samamuudu. Proovi lihtsalt vanast pääst või rullist minna ja pilli oppi. Sa üllatasid meid kõiki sellega. No ma proovi ja veidikene viiulit oppi. Väga huvitavam, aga ega ma ei peatada selges saama. Et nii ta käy. Aga kui vaadata nüüd siis seda koori, et mõlemad laulate või kõik laulate? Kõik laulame. Me kõik laulame, jah. No. Me peaaegu saaks isegi laulda siin kõik koos, aga kõiki häälegruppe ei ole kohal. Sopron ja tenor. Ja. Me olemegi siin olnud üksteise alla lauluseltsi esimehe ja aseesimehe ja nii ta on. 13 aastat oli Kalev Lindal meil dirigent, kes viis siis Kanepi segakoori sellise poolkontsertkoori tasemele ära, nii et kooril juba on oma tase. Aga Kalev siis siit kandist kolis ära ja meie uueks dirigendiks sai Andres Määr, kes on ka väga tubli dirigent, helilooja, aranžeerija. Hetkel töötab Kanepi gümnaasiumis muusikaõpetajana, nii et kasvatab meile järelkasvu. Me olemegi nagu ütlenud, et meil ei ole vaja ennast kellegiga võrrelda. Me oleme sellised, nagu me oleme, aga oluline on see, et me oleme olemas ja me anname ikkagi igal hooajal mitmeid kontserte, kus on ikkagi ka jälle mingid korduslood, aga on ka uued lood, ikka jõulude ajal, vabariigi aastapäeva ajal. Kanepi segakoor on see, kes alati 24 veebruar on traditsiooniliselt hommikul kell 7 päikese tõusuga heiskab lippu Kanepi vabadussamba juures. Kuidas on teie lapsepõlve mälestustest, et mida vanemad, emad, isad, tädid tegid ja kuidas nendel oli kultuurisuhe? Ütleme niimoodi, et see nõukogudeaegne suhe on küll selline, et Kanepi ja selle ajalooga mingit sidet nagu ei olnud. Mina igatahes seda ei tunnetanud mitte kuskil. Käisid emad tantsimas, aga sellist kultuuriloolist või sellist, et see on nüüd tohutu ajalooga paik, seda ma ei tunnetanud. Tol ajal oli küllaltki põlu all kogu see Eesti-aegne kultuurielu. Aga peredes ikka omavahel räägiti või ei räägitud? Ma olen siin väga lähedalt
Varbusel. Et siis, kui me ämmaga käisime saunas, siis ma muud ei kuulnudki kõik neid näitemänge, mis siin mängitud on. Ja mis osades on mänginud ja see mälu läks tagasi Eesti aja keskpaika. Sünniaasta 1907. Ja sellest hakatigi rääkima, kui tuli suur vabadus. Et enne seda nagu lihtsalt ei räägitud. Saunalaval ka mitte? No ei räägitud. Mina ei kuulnud sellest midagi igatahes. Mina ütleks, et ma ei osanud küsida. Ma Viljandis kasvades vaatasin, et näiteks seda, et Madisepäeva lahing oli praktiliselt minu lähedal ja ma õppides ajalugu ei tajunud, et ma elan selle keskel. Et kas siin samamoodi oli või oli siin midagi? Nii oligi, et ega ei tunnetanud seda mingit vana ajalugu. See, et olid rahvatantsurühmad ja igasugused ettevõtmised, seda oli kõvasti, aga et see oleks teadlikult millegi järg, seda ei olnud. Aga võib-olla ongi viga selles, et me peaksime nagu hakkama seda katkestust, ütleme, mis tehti meie põlvkonna lapsepõlves, kuidagi ületama või? Mina, kui siia tulin 83. aastal koloosidele, siis mida siis nagu kuulda oli seltsimast, et endine see rahvamaja juhataja, kes see oli, et see põletas nagu ahjus selle arhiivi ära, suurem jagu, sest arhiivist läks ahju, et see oli kasutu pah ja nii see siis Vene ajal käis. Kui me alustasime sellest maja remondist, kui te küsisite alguses päris, siis ma peangi ütlema, et mis oli minu jaoks nagu üllatav oli see, et mina juba sellel ajal teadsin, et see on Eesti esimene seltsimaja, kui ma siia tööle tulin. Mida siin kohalikud väga paljud ei teadnud ega ei teadvustanud, aga minu jaoks oli üllatav see, et ma ei leidnud siit eest mitte ühestki kapist ega sahtlist, mitte ühtegi sellist, mis on nagu ajalooline või millegiga seotud, et mul oleks nagu mingid mälusid koha pealt võtta, aga mitte midagi sellist ei jäänud näppu, mis selle väärika majaga oleks nagu seotud. Ja siis sain ma muidugi hästi palju sellest aru, miks see nii võib olla, kui ma sain Milvi käest selle nimekirja 1941. aastast, kes on olnud siin juhatajad. See nimekiri on nii pikk. Ja ajaliselt olen siis mina praegu selline, kes on siis järjest tööl olemisega teinud nüüd siis nii-öelda rajarekordi. Et sama pikalt, et minul nüüd täitus 11 aastat ja 12. hakkab jooksma, et sama pikalt ei ole siin nõukogude ajal on olnud niimoodi, et 1 kuu jooksul on mitu tükki vahetunud. Milvi Hirvlane on Kanepi päritolu, kus ta praegu elab? Siin samas üle tee on tema maja, aga ta elab siin nii, et ta tuleb alati aprilli lõpus ja läheb alati oktoobri algul ära. Ja vaatamata kõrgele jaale on ta ikkagi hästi tubli ja tegus ja praegu just selle, miks me selle muuseumigagi kiirustame, on see, et meil on Milvi olemas. Kuidas siis, kui te siin elate, tajute, et mis on vaja teha selleks laste puhul, et kõik mälu ja kõik õitseks ja areneks, et ei oleks seda, et me läheme surnuaeda, otsime hauda ja me ei leiagi ülesse. Praegu on Marju eestvõttel ja Milvi eestvõttel siis plaanis rajada Kanepisse muuseum. Kuna Milvi juhtumisi on minu mehe tädi, siis ma olen selle asjaga, nii ütleme käsist jalust seotud nagunii ja kool kutsub päris tihti teatud õppeprogrammide raames rääkima ja selle lipuga ma olen seal mitu korda käinud lehvitamas ja neile sellest rääkimas ja mis on huvitav on see, et kui ma olen ennast nagu ette valmistanud selleks, et ja nüüd nad ei kuula, eks ju, see on mingi ajaloo jutt jälle, eks ju, ja nad kuulavad ja nad küsivad pärast ja neil tekib huvi ja mitmed õpilaste uurimustööd suunatakse siis kohaliku ajaloo uurimuse ja peale ja nad käivad ja küsivad ja me uurime koos neid asju ja mina siis annan jälle seda infot, mida mina tean. Lisaks sellele õpilasmalevaga. Muidu on ju see, et õpilasmalev käib kuskil koristab, teeb mingeid asju, aga meil on olnud ka selline koostöö, et ühel aastal õpilasmaleva raames 2 tüdrukut käisid Milvi poolt siis saadud nimekirja alusel läbi mõlemad Kanepi kalmistud
korrastasid kultuuriloolised hauad, puhastasid kivid, pildistasid ülesse ja sellest ajast alates on blogi, mis on leitav, et kui me läheme Kanepi kultuuriloolised hauad, kultuuriloolised kalmistul leitavad hauad, siis need on kõik seal kenasti, kus on juures, millega see inimene tegeles, kes ta oli ja seda nüüd plaanis ka täiendada. Lõime muuseumi töögrupi, esimene käik on juba tehtud, käisime Iisaku muuseumis siin paar nädalat tagasi ja saime häid nagu selliseid lähtekohti, infot ja koostööpartneri, kellega koos me siis nagu seda asja nüüd tahame ajada, kaasates kõiki, kes sellest on huvitatud, et selleks hetkeks, kui vald leiab vahendid, et see muuseum reaalselt juba ka hooneliselt saab, on meil olemas ka juba ettevalmistustööd selleks, et see sisu oleks olemas. Kultuuriloolisi haudasid püüame seda ikka järgmisel aastal ka jälle otsast peale ja jõulude ajal siis mina oma tütrega, kes on ka lauluseltsi liige, 40 küünalt jõululaupäeval sütivad siin nendel haudadel, mis on siis kultuurilooliste ja oluliste inimeste hauad. See siin on ka üks huvitav kivi, mis oli maa sees, ta tuli nagu välja. Milli arvates, et ongi see, aastaarv on siin 1869. Ta nimetab seda laulupeo kiviks ja lauluseltsi kiviks. Ja selle kivi juures koor käib alati ennem laulupeole minekut. On rootid? Rootid. Sealt ongi. Nii kui me oleme siin kohal praegu ja mõtleme Rootile, et mis teil kohe meelde tuleb? No minul tuleb kohe esimene asi, tuleb üks pilt, mis on koolimajas aukohal seal, kus on mingi saan, kus saaniga siis sõidab ilmselt siis Von Roth seal. Et see on kohe see esimene pilt, mis tuleb niimoodi silma ette. Aga üldiselt, kui seda nime kuuled, siis tuleb selline nagu kananahk tuleb natukene peale. Et kui palju on ta suutnud mõjutada ühe piirkonna käekäiku? No minul tuleb rootidega kohe meelde, et üks rootide järeltulijatest, üks tüdruk minu tütrega ühe vanun umbes elas 6 aega meil. Vilvi-iirlane kaudu, nad tahtsid lihtsalt, et oleks Eestis saaks olla. Ta tahtis nagu natukene eesti keelt osata, aga ega ta selle ajaga 6 ajaga ei õppinud ja noored ka, ta ei olnud vist isegi 18, et käisime lihtsalt ringi Eestis ja midagi, eks ole, öeldakse, et mõni mälestus kirjutatakse ajalukku kuldsete tähtedega. Siin on näha, et need on olnud tema kuldsed tähed. Siin on siis nüüd see lootuse kuju. Kuidas teil vaata pisarad praegu jooksevad silmas? Ei ole hullu. Kus me oleme praegu? Me oleme August Veitsenbergi vanemate haual ja siin on üks siis selline tema tuntumaid kujusid, tütarlaps pärjaga ehk lootuse kuju. Ja ta kasutatakse siin sümbolina, nii piirkonna sümbolina kui meie gümnaasiumi vapi või sümbolina ka. Tal ikka neid õnnetuid armatusi juhtus olema, nii siin kui sealpool. Aga kõik nad on väga kaunid. Ideaalis oleks see, et Kanepist saaks Pallase skulptuuri osakonna selliste üliõpilaspraktika või siis suviste kokkusaamiste koht. Treffner Ludwig. Nii, siis on Hugo Treffner. Gustav Treffner. Hugo sai pärast selle kooli asutamise läbi tuntuks, aga et tema vendadel on nagu Eesti kultuuriloos nagu isegi mingis mõttes nagu olnud mingil ajal tähtsam roll kui temal ja et see Kalevipoja esma ettekanne
Eesti seltsis oli ju selle Treffneri venna juures hoopiski, et noh jah, et mingil ajal sai Hugo nagu kuulsamaks, aga et ka vennad olid väga tuntud ja kõvad Eesti rahvustegelased. Suur aitäh teile, et jaksake siis hästi ja talv tuleb ja küllap rahvas tuleb talvel meelsasti teie seltsimajja. Ja meil on kokku seal tantsurühmad Kanepikanged, Kanapäekeerutajad, Vunkratas, Päripidi, laintantsurühm, siis on segakoor, siis on näitering, siis on kangakudujate ring, hiljuti läks käima rahvamuusikaõpetus ja tekib muusikaklubi nüüd, et ka koos hakatakse mängima. Nii et seltskondi on ja pluss siis saali kasutavad kõik enda perepidude ja vallapidude korraldamiseks, nii et igasuguseid koolitusi ja väljastpoolt ka tullakse, et näiteks Meelis Aiand teeb koostööd Maaülikooliga. Ajad on ikka päris täis. No ütleme nii, et osad tantsurühmad peavad koolisaalis käima harjutamas, sest et need õhtused ajad on ju kõik ju ühtemoodi, et kuidas siis on, et praegu on peavad osad käima koolisaalis tantsimas, kõik ei saa. Õhtul korraga ei saa kõike teha. Ja vahel tundub, et maja jääb väikeseks,